Meil on taas petetud. Valitsus, mis tuli võimule vale abil, jätkab oma rahva mõnitamist. Mida lubasid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid automaksu kehtestamisel? Meile lubati, et autot asendatakse kvaliteetse ja taskukohase ühistranspordiga. Mida me tegelikult saime? Kõigepealt kaotas valitsus tasuta ühistranspordi maakondades. Tasuta sõiduõigus jäeti alles vaid kooliõpilastele ja pensionäridele. Nüüd on aga selgunud, et sellestki ei piisa. Valitsus on teatanud kavatsusest kaotada tasuta sõit ka pensionäridele ja lastele. Automaks ei ole kuhugi kadunud, kuid taskukohast ühistranspordi samuti ei ole. Isiklikult ei ole ma üllatunud. Reformierakond ja tema sülekoer Eesti 200 tulid võimule lubadusega makse mitte tõsta. Tulemuseks on nimekiri 26 punktist, kust makse ja muud tasusid on tõstetud. Seda lõputut pettust ei ole võimalik taluda. Riik vajab erakorralisi valimisi. Valetajad, kelle toetus jääb statistilise vea piiridesse, ei saa riigi juhtida. Aitäh!